Meil on siin üks kõrvik ja emopäkapikk ja emopäkapikk küsib teiselt, et mis täna? Täna hakkame vaatama, kui veidrad on kuulsad inimesed. Küsiks ka vahepeal teilt, kas teil on hea meel ka, et oleme tagasi niimoodi YouTuberid, kes teevad rohkem kui 2 videot nädalas. No 3 tähendab siis. Et nagu kui teile väga tõesti meeldib ja tahate meid toetada, siis pange like juba kohe alguses ära. Ja subscribe ka. Jaa, hea osa tuleb täna. Lauri on midagi ette valmistanud. No, aitäh sulle. Olen välja uurinud tuntud inimeste igasugused veidrad foobiad. Ma olen pannud 6 tuntud inimest, kellel ütleme omamoodi kiiksuga foobia. Ja ma tahangi sinu käest siis teada, et mis sa arvad, mida need inimesed võiksid karta. Ma annan sulle ka valiku vastuseid. Et sa pead 3 siis ühe valima. Mida kardab Alfred Hitchcock? Kas kartis siis? Esimene vastuse variant linde. Teine vastuse variant pimedust. 3. vastuse variant mune. Aga mitte siis nagu mehe munandeid, vaid nagu eks. No, selles mõttes, et tema ju tegi selle filmi lindudest. Linnud. Sellest kuulsamaid teoseid, jah. Ma mõtlen selle pealt, kui mina teeks mingit teost, mina võtakski inspiratsiooni iseendast. Ja seda siis sellepärast, et oma hirme välja elada ja näidata inimestele, mis need minu hirmud on, mida ma kõige rohkem kardan. Mina panen loogika järgi linnud, aga see võib olla nagu lind. See on jah kahjuks vale vastus. Munega kardab või? Jaa, tema kardab mune. Mida võiks karta meeletult kaunis naisterahvas Megan Fox? Ta võiks karta vihmast ilma, kuiva paberit või plaaditud põrandat. Kusjuures, kui mina olin väike, mulle ei meeldinud ka plaaditud põrand mitte kuskil, tead miks või? Libe oli? Ei, sellepärast, et kui sa näed plaate, ei, see on nagu foobia värk, sa astud plaadile, sa pead tundma, sa pead astuma, mitte et sa ei tohi sinna joone peal astuda. Sa ei tohi vuugi kohal astuda, ruudult ruudule. Ja, see on idiootne asi, kui sul on nagu väiksena mingi nükene, ma tegelesin tükk aega sellega, et seda endast välja saada, see on nükene mingi mongi versioon väikene. Mida võiks karta Megan Fox? Vihmast ilma. Tüdrukud kardavad vihmast ilma, juuksed lähevad sässi ja... Ja meik kukub. Ja, just. Kahjuks ei ole õige, ta kardab kuiva paberit, et kui stsenaariumit loeb, siis temal peab olema alati kõrval veeklaas, kus ta saab näppe niisutada, et lehti keerata. Mida kardab Oprah? Kas... You get the car, everybody gets a car. Ta ei karda autosid ära ja seda. Aga kas tema kardab kõige enam närimiskummi, kõrvaklappe või stringe? Mõtle, ta istub seal toolis. Sa ei näe, nagu, kui seda ei pööra ennast ringi, sa ei näe, kas tal on nagu trussikajooned või ei ole. Kas tal on trussikajooned? Ei ole. Ja pole kunagi vaadanud ka teda selle mõista. Ei ole Oprah perset vaadanud kunagi. Tadaas! Ja kõrvaklappe. Kõik on idiootsed. No täiesti. Kõik on täiesti, absoluutselt. Ma arvan, kõige idiootsed ma võtan kõrvaklappe. Ei ole närviskummi. Kurat, see oli mu esimene nagu nükene, see on see. Ma mõtlesin seda, aga ma ei pannud seda kirja, ütleks tüdrukud. Selgelt nägijate saates ütleks saatejuht Marti, usalda rohkem oma esimest instinkti. Ja stuudio, kus siis Oprah saadete salvestatakse, seal on keelatud närimiskumm. Et isegi nagu tiim keegi ei tohi süüa närimiskummi. Ma ei kujuta ette, kas tal on mingisugune lämbumishirm sellega või tal lihtsalt ei meeldi, kui inimesed lätsutavad. Minu meelest, jaa, tõesti, ma nõustun sinuga, kui sa oled nagu tegelikult kuskil seti ja sa näed inimene, vaatab sulle otsa. Suht häirimine, seda enam, et kui sa tahad nagu teha midagi asjalikku, sa nagu keskendud, sa annad energiat ära seal never mind, see läheb niikuinii katist välja. Mida võiks karta Nicole Kidman? On sul kohe pakkumisi ilma vastuse variantideta? Mis tuleb esimese asjana meelde, kui sa vaatad Nicole Kidmani, mida ta võiks karta? Et tal juuksed kukuvad välja teile. Ei ole. Ta kardab kas elevante, liblikaid või sisalikke. See vist on nagu kõige siuksem nagu normaalsem lood. Kusjuures ma vist olen kuskil kuulnud jah, et liblikad on vist mingid asjad, mis talle meeldivad. Liblikad äkki? Jaa, õige vastus. Liblikad, tõesti. Kidman sõnul tekitavad liblikad tema särevust ja suurt ebameeldivust ja ebamugavust tunnet. Võib-olla sellepärast, et ta lihtsalt on nii suur, vaata, et siis ta kardab, et kui ta liblikale pihta läheb, et ta teeb talle kohe halba. Muidugi. Ja meie generatsiooni poiste kõigi märgune nagu Pamela Anderson. Ei, see on Pamela. Pamela Anderson. Ei, sa mäleta siis seda, mis oli nüüd Borat? Pamela. Mida võiks Pamela siis karta? Kas peegleid, mustust või ahjuküttega maju? Ma arvan, et kas sa oled kunagi ahjuküttega majas elanud? Jaa. Mina hea meelega enam ei elaks. No, see on päris ohtlik küll. See on ohtlik ja see on igav ja see on kuradi jauramist kogu aeg. Ahjuküttega majal on nii igavalt. Ei, nagu selliselt, nagu, kui ma olen ise nagu elanud seal, see on nii igav. Lähed koju, paps ütleb, joo, kuule vaata, et kurat pärast kooli oleks kuradi puud toodud, noh. Ja ahjuküttad, kui ma koju kuradi... Kattis. Nii, aga
sinu pakkumine on siis mustus, ma pakun, et nagu peeglit, ma arvan, et tegelikult on tänases eas ta on sellisesse vanuses jäänud, kus tal nagu kõik asjad kukuvad ära, vaata. Kõigil tuled viljad kukuvad küljest ära. Et ma võimalt kardaks peeglit, aga sellegi poolest ma arvan, et mustus on äkki see, mis talle meeldis, ta on niisugune babe. See on nagu mingi joo. Okei, Marti, taaskord usalda rohkem oma esimest instinkti ja selleks on peeglid. Ta kardab peegleid. Kas sa mõnele üldse pihta said või? Ühe vist sain, jah. Ühe sain, liblikaid sain pihta. Liblikaid on palju kirman, jaa. Aga mida sina kardab? Mis on sinu kõige suurem hirm? Maod. Ei ole, muutud Irrala ventseks. See on ammu käes juba. Nüüd on järgmine hirm. Maod. Just. Kui sa tahad aga näidata meile, et me oli irrelevantsed, siis vajuta seda punast nupukest sealt all, kui sa seda pole juba ammu teinud. Ja pane meile laiki ka, sest et meile meeldib ikka laiki saada. Iga kord, kui ma saan laiki kusagilt, siis mul on tunne, et ma saan pai. Just. Meil on mõlemal Instagramid ka, kus saab veel rohkem laiki panna, kui te tea. pai Need on teha, ka siin pai kõik olemas. Aga näeme siis juba kolmapäeval. Ja, tšau. Tšau. Ja nüüd sa filmid siis. Ja nüüd sa filmid. Nüüd ei sure ära. Nüüd ei sure ära. Nüüd ei sure poole pealt ära.